Hormuzi väin on rünnaku all ja maailma naftaturg on leekides. Kuid suurim naftatarbija, USA, võtab seda rahulikult. Kui peaksid pakkuma maailma suurimat naftatootjat, mõtled ehk Saudi Araabiale või Venezuelale. Aga tegelikult on Ameerika maailma suurim naftatootja. Hull fakt on, et USA on maailma suuruselt teine toornafta importija. Võid arvata, et Ameerika tarbib kogu oma nafta ise. Tegelikult on see kas maailma suurim või teine suurim nafta eksportija. Kui USA toodab palju naftat, miks ta ikka impordib seda? See tuleneb kummalisest probleemist. USA ei saa kasutada enda toodetud naftat. Ökosüsteem kujunes 1700. aastatel, kui vaalaõlist sai üks naftarevolutsiooni põhjusi. 1700. aastate lõpus kasutati maailmas kivisütt. Tööstusrevolutsioon oli käimas. Tehased riitsesid, aurumasinad olid igal pool ja kogu seda jõudu andis kivisüsi. Sel ajal ei mõelnud peaaegu keegi naftale, aga siis tekkis probleem. Selleks oli vaalaõli. Inimesed kasutasid seda valguseks, mistõttu see hakkas lõppema. Vaalu kütiti kiiremini, kui nad paljuneda jõudsid ning tekkis valgustuskriis. Siis keegi sai aru, kuidas seda lahendada. Toornaftat sai maa seest välja pumbata, sellest petrooliumi toota ja seda kodu valgustamiseks kasutada. See idee käivitas sündmuste ahela, mis mõjutab maailma siiani. 1800. aastate keskpaigaks saadi Pennsylvanias uue puurimismeetodiga toornaftat kätte. Peaaegu üleöö muutus piirkond pööraseks. Kõik soovisid osa saada. Spekulatiivsed puurijad saabusid piirkonda. Aastal 1861 alustas esimene USA naftatöötlemistehas tööd ja samal aastal saadeti esimene tünn rafineeritud naftat Londonisse. Ameerika ei osalenud lihtsalt naftamängus. Ta valitses seda. Või ütleksin, et üks mees valitses seda. Aastal 1880 tootis ja rafineeris USA 85% maailma toornaftast. Petrooliumist sai 4. suurim Ameerika eksportkaup. See juhtis kogu mängu. Aga miks ma ütlesin, et üks mees valitses naftat? Per barrel oli monopoliks USA. Tegelikult kontrollis seda vaid üks inimene. 1880-ndatel omas tema ettevõte Standard Oil 90% USA rafineerimistehastest, torujuhtmetest ja suurimat naftatankerite laevastikku maailmas. Ühel mehel ja ühel ettevõttel oli peaaegu täielik kontroll maailma nafta üle. Tema nimi oli John D. Rockefeller. Tema ülivõimust sai tema suurim needus. USA valitsus kaebas ta aastal 1906 kohtusse. Aastal 1911 sundis ülemkohus Standard Oili lagunema. Nii eraldunud tükid said Chevroniks, Exxoniks, Mobiliks, Conocoiks ja Amocoiks. Järgmise 60 aasta jooksul kontrollisid need ettevõtted vaikselt maailma naftaturge. Täna toodab USA päevas umbes 13,5 miljonit barrelit toornaftat. Keegi teine maailmas ei küüni selle lähedalegi. Peaaegu pool toornaftast pärineb Permi basseinist Texases ja New Mexicos. Umbes 6,3 miljonit barrelit päevas tuleb ainult sellest ühest maalast. Kui lisada Eagle Ford, Bakken ja Mehhiko laht, töötab maailma tootlikaim naftasüsteem täisvõimsusel. Rafineerimisvõimsus on 18,4 miljonit barrelit päevas. USA tõestatud ammutatavad naftavarud on umbes 46,4 miljardit barrelit. Ameerikal on tootmine, varud ja infrastruktuur, kuid ta ei saa ikkagi oma naftat kasutada, sest probleem on sõnas toornafta peituv keerukus. Toornafta on nagu kohv. Erinevad toad, röstid ja mitte iga masin ei sobi kõigile. Espressoks jahvatatud kohv Mr. Coffee masinas tekitab segaduse. Toornafta puhul on oluliselt erinev kvaliteet ja omadused, sest rafineerimistehased on loodud kindlatele tüüpidele. Kõiki toornaftasid ei saa omavahel vahetada. Kvaliteeti määravad 2 tegurit. Kui paks ja kui must see on? Paksust mõõdetakse API tiheduse skaalal. Mida suurem number, seda kergem ja voolavam on nafta. Kerge toornafta. Kõik, mis on sellel skaalal üle. 31 voolab kergesti ja annab rafineerimisel palju bensiini ja diislikütust. Siin asub nii Ameerika kildanafta kui ka Põhjamere Brent toornafta. Kui liigud skaalal allapoole, muutub nafta raskemaks, paksemaks ja raskemini töödeldavaks. Alla 10 on sul eriti raske toornafta. See on nii tihe, et vajub sõna otseses mõttes vees põhja. Osa sellest on toatemperatuuril praktiliselt tahke. Venezuela Orinoco vööndis on seda palju.
See ei liigu torujuhtmes ilma soojendamise või segamiseta, et voolata. Väävel on põhimõtteliselt naftas leiduv saasteaine, mis tuleb enne kütuse kasutamist eemaldada. Nafta, mille väävlisisaldus on alla 0,5%, on magus toornafta, mis on puhas ja mida on odavam rafineerida. Kõik, mis on üle selle, on hapu toornafta. Rafineerimistehas vajab väävli eemaldamiseks spetsiaalset varustust. Ameerika nafta on ideaalne. Ameerika kildaväljadelt saadakse kerget magusat toornaftat, mis on madala väävlisisaldusega, voolab kergesti ja on suhteliselt puhas töödelda. Kõlab ideaalselt, aga see ongi probleem. USA Mehhiko lahe rannikul asuvad suured 1980ndatel ja 90ndatel ehitatud rafineerimistehased ei olnud mõeldud sellisele naftale. Need ehitati spetsiaalselt selleks, et töödelda rasket haput toornaftat. Seda paksu, tihedat ja kõrge väävlisisaldusega toornaftat, mis tol ajal tuli Kanadast, Mehhikost ja Venezuelast. Need rafineerimistehased varustati väga spetsiifiliste ja kallite seadmetega. Neid kutsuti kokkeriteks ja hüdrokräkijateks. Masinad, mis lagundavad rasket toornaftat diisliks, lennukikütuseks ja muuks väärtuslikuks. See varustus ongi põhjus, miks rafineerimistehaseid hoitakse töös. Olgu, aga kui Ameerika ei saa enda toodetud naftat kasutada, kuhu see kõik läheb? USA ekspordib oma kerget toornaftat rafineerimistehastesse Euroopas ja Aasias, mis ongi selle jaoks ehitatud. Oma enda rafineerimistehaste jaoks impordib USA raske toornaftat Kanadast, Mehhikost ja Venezuelast, et hoida Mehhiko lahe äärsed rafineerimistehase töös. Rafineerimistehased töötavad praegu umbes 90% võimsusel tänu pidevale imporditud raske toornafta varustusele. Võid öelda, et lihtsalt uuendage rafineerimistehaseid, eks? Ehitade need ümber kerge toornafta töötlemiseks. See on peaaegu võimatu, sest see nõuaks miljardeid, ligi 10 aastat ehitust, pikka lubade hankimist ja suurt rahalist riski tööstuses, millest maailma aeglaselt eemanduda püüab. Üks 2 kriitilisest põhjusest on see, et aastal 2026 ei soovi keegi investeerida fossiilkütuste infrastruktuuri, sest vähesed on valmis seda riski võtma. Probleemi süvendab geograafia. Mehhiko lahe rannik ja kesklääs on torujuhtmete ja rafineerimistehastega hästi ühendatud. Igal pool on torujuhtmed ja rafineerimistehased, aastakümnete pikkune infrastruktuur. Idarannikul, näiteks Uus-Inglismaal, Floridas ja lääneranniku piirkondades nagu Oregon, ollakse sisuliselt kodumaise varustuseta. Piirkondi ei ühenda piisavalt torujuhtmeid kildaväljadega riigi keskosas. Ja nafta vedamine sinna rongi või laevaga USA seaduste kohaselt on nii kallis, et neil piirkondadel on tõesti rahaliselt mõistlikum lihtsalt importida naftat välisriikidest. Ja need ei ole riigid, mis kohe pähe tuleksid, nagu Saudi Araabia, Katar või Omaan. Enamik Ameerika Ühendriikide imporditavast naftast ei tule Lähis-Idast. Umbes 70% USA toornafta impordist tuleb Kanadast ja Mehhikost. Põhimõtteliselt meie naabrid. See on üks suur integreeritud Põhja-Ameerika energiasüsteem ja see annab Ameerikale tõelise kaitse Lähis-Ida ebastabiilsuse eest. Vähemalt nii inimesed arvavad. Üks ilmselge põhjus on see, et kui globaalsed hinnad tõusevad, tõusevad ka vabaturu hinnad. Ja teatud määral peab Ameerika ikkagi selle tagajärgedega silmitsi seisma. Kuid pikaajaline probleem peitub suuremas pildis. Saudi Araabias toodetakse keskmise kvaliteediga ja madala väävlisisaldusega naftat. Nende supervõime on, et nad saavad nafta kätte vaid $3–5 barreli kohta, mis on peaaegu olematu summa. Teisest küljest toodab Iraan Iraani rasket naftat, mis on keerulisem toornaftaliik ja mille töötlemiseks on ehitatud spetsiaalsed rafineerimistehased, mis ei saa seda kergesti mujalt hankida. Venezuela omab suurimaid naftavarusid, kuid enamus sellest on eriti raske ja üliväävlirikas toornafta Orinoco vööndist. Selle saamine ja töötlemine maksab $25–35 barreli kohta. See on peaaegu 8–10 korda kallim kui Saudi nafta, kuid tegelikult peitub suurim üllatus Ameerika enda kildanafta numbrites. USA uued naftakaevud muutuvad kasumlikuks alles, kui hind tõuseb $61–70 barreli eest. Kui naftahinnad langevad alla selle taseme, töötavad USA kildanafta-tootjad kahjumiga. Oluline polnud vaid nafta kogus, vaid ka selle tüüp, tootmiskulud ja kellel on seda tüüpi naftat vaja rafineerimistehaste jaoks. Nii et kõrgemad naftahinnad kõlavad USA tootjate jaoks nagu suurepärane uudis. Ja mingil määral see nii ongi. Kasumid kasvavad, kui toornafta müüakse kallimalt. Kui hinnad püsivad kaua kõrgel, võib see majandust kahjustada ja nõudlust vähendada. Seetõttu sobib USA kildanafta ettevõtetele hind $70–90 barreli kohta. Piisavalt kõrge, et teenida korralikku kasumit, aga mitte nii kõrge, et nõudlus kokku kukuks. Aga kui kaua see kogu naftamäng veel kestab? Varem või hiljem asendatakse see ju täielikult alternatiividega, eks?
Trumpi 2024 aasta valimisvõidust alates muutus USA energiapoliitika. Ta allkirjastas kohe korralduse Ameerika energia vabastamine. See nimi ütleb kõik. Eesmärk pole tasakaal ega üleminek. See on kompromissitu energia dominants. Kuidas see välja näeb? Üle $13 miljardi, mille eelmine valitsus kliimaprogrammidele eraldas, võeti kohe tagasi ja tagastati riigikassasse. Tühistati $7,5 miljardi suurune elektriautode laadijate programm ja sisepõlemismootoritest loobuma sundivad määrused. Puurimislubasid föderaalmaal kiideti esimesel aastal heaks ligi 6000. See oli 55% rohkem kui eelmisel aastal. Ameerika suurendab, mitte ei aeglusta nafta tootmist. 11. märtsil 2026 teatas president Donald Trump Texases $300 miljardi suuruse naftatöötlemistehase rajamisest. Seda toetas India mõjukaima miljardääri Mukesh Ambani ettevõte Reliance Industries, kuid uudis ei tulnud tühja koha pealt. 2 päeva varem, 9. märtsil, kui Iraani, Iisraeli ja USA vahelised pinged olid ohtlikud ning kardeti sõda, teatas Trump, et USA kaalub tõsiselt Iraani ründamist ja selle nafta kontrollimist. Kui minna tagasi vaid paar kuud, 3. jaanuaril 2026 viisid USA läbi sõjalise operatsiooni Venezuelas. Täna kontrollib Ameerika sisuliselt Venezuela naftavarusid, mis on ühed suurimad kogu maailmas. Kui astuda samm tagasi ja vaadata suuremat pilti, hakkab muster ilmnema. See on raske tähelepanuta jätta. Kõik USA suuremad globaalsed sammud tunduvad viivat naftaväljade juurde. Selle võrrandi veel üks oluline osa on midagi, mida nimetatakse strateegiliseks naftareserviks. Mõtle sellest kui Ameerika hädaolukorra naftakontost. See on suur maa-alune hoiustamissüsteem, loodud kasutamiseks ülemaailmse varustuse katkemisel riigi puhvri tagamiseks. 2022 aastal vabastati reservist 180 miljonit barrelit, mis oli ajaloos suurim, et stabiliseerida hindu Venemaa-Ukraina šoki ajal. See jättis selle tugevalt kahanenuks. 2025 aastal alustati täitmist eesmärgiga jõuda 430 miljoni barrelini 2026 aasta lõpuks. 2026 aasta veebruaris on seal 415 miljonit barrelit, mis katab umbes 125 päeva impordikatkestuse korral. Praeguses olukorras on 2 riiki ülemaailmse naftavõrrandi keskmes, Ameerika ja Iraan. Mitte sellepärast, et nad oleksid sõjas, vaid seetõttu, et Ameerika on naftamängu aastakümneid domineerinud. Tänapäeval on Ameerika otseselt või kaudselt seotud peaaegu kõigi naftarikaste riikidega. See domineerimine võib tunduda hiljutine, kuid selle juured ulatuvad aastakümnete taha. Kui esimene maailmasõda algas, muutis nafta täielikult oma olemust. See polnud enam lihtsalt kütus, vaid muutus sõjaliseks hädavajaduseks. Laevad töötasid selle peal, lennukid vajasid seda. Tankid ei saanud ilma selleta liikuda. Kes kontrollis naftat, kontrollis sõda. Saksamaa ründas USA naftasaadetisi Suurbritanniasse ja Prantsusmaale, põhjustades liitlastel tõsiseid puudujääke. Kui Ameerika 1917 sõtta astus, tagas valitsus esimese asjana naftavoo liitlastele. See oli hetk, mil Washingtonist sai otsene jõud maailma naftapoliitikas, mitte enam kõrvaltvaataja. Pärast seda muutus võitlus välismaise nafta pärast agressiivsemaks. Suurbritannia ja Prantsusmaa püüdsid Ameerika ettevõtteid Lähis-Idast eemal hoida, kuid Washington reageeris kohe. Seda nimetati avatud uste poliitikaks. Iga riigi ettevõte pidi saama õiglaselt konkureerida naftalepingute nimel. Idee kõlas mõistlikult, kuid idealism kadus kiiresti. Kinniste uste taga tõmbasid 7 suurt naftafirmat, neist 5 Ameerikast, kaardile joone, mis hõlmas suure osa endisest Osmanite impeeriumist, Türgist, Iraaki ja üle Lähis-Ida. Nad otsustasid selles piirkonnas mitte konkureerida, vaid koos kontrollida. Seda nimetati 1928 aasta punase joone lepinguks ja 1930. aastate alguseks juhtisid need ettevõtted ühiselt suuremat osa piirkonna naftatootmisest. Siis saabus hetk, mis määras Ameerika välispoliitika Lähis-Idas põlvkondadeks. 1951 aastal šokeeris Iraani peaminister Mohammed Mossadegh lääneriike. Ta natsionaliseeris Iraani naftatööstuse. Põhimõtteliselt võttis ta naftakontrolli tagasi. Suurbritannia vastas täieliku embargoga. 1953 aasta augustis kukutas Iraani sõjavägi Briti ja USA luure toel Mossadeghi ja tõi võimule Shahi. Uus konsortsium, mis koosnes peamiselt USA ettevõtetest, võttis Iraani naftatööstuse juhtimise üle ja sõnum, mis saadeti kõigile teistele naftat tootvatele riikidele maailmas, oli täiesti selge. Ära puutu naftat. Ülejäänud maailm jälgis ja oli raevunud. 1960. Aastaks olid Araabia riigid jälginud, kuidas lääne naftafirmad korduvalt nende nõu pidamata hindu langetasid, kärpides sellega nende riikide tulusid, millest nad sõltusid. Neil sai mõõt täis.
Iraan, Kuveit, Katar, Saudi Araabia, Venezuela ja Iraak asutasid 14. septembril 1960 Bagdadis OPEC-i. See loodi vastukaaluks lääne nafta ülemvõimule, kuid Washington ei võtnud seda algul tõsiselt. See oli suur viga. 1981 aastal dereguleeris Ronald Reagan täielikult toornafta hinnad. OPEC-i väline tootmine kasvas, kõrgete hindade tõttu vähenes nafta tarbimine. 1982 importis USA vaid 28% oma naftast, varem oli see üle 45%. Hetkeks tundub, et Ameerika taastab oma energiasõltumatuse. Hilda naftarevolutsioon mõjutas enneolematut naftamaailma, kui Ameerika tootjad hakkasid maailma turgu üle ujutama. 2014 aasta lõpus kukkus nafta hind järsult alla $75 barreli kohta ja langes edasi, põhjustades OPEC-is paanikat. Nad kohtasid Viinis ja kuigi liikmed soovisid tootmist vähendada, nõudis Saudi Araabia täisvõimsusel pumpamist 30 miljonit barrelit päevas. Nad püüdsid Ameerika kildanaftatootajad odava naftaga uputada. Hinnad kukkusid 2015 aasta alguseks alla $50 barreli kohta. Sellest sai täiemahuline naftahindade sõda, mis toimus reaalajas kogu maailma silme all. Ameerika ei lagunenud, vaid kohanes, muutus tõhusamaks ja pidas vastu. Praegu on sõjas osalemise üks peapõhjust nafta. 2026. aasta alguses ohustasid Lähis-Ida pinged USA energiajulgeolekut. Strateegia sisaldab presidendi dekreete, puurimise suurendamist, reservide täiendamist ja survet Iraanile ja Venezuelale, kontrolli varustust, hinda ja omanda mõjuvõim. 28. veebruaril korraldasid USA ja Iisrael õhurünnaku kogu Iraanis. Ja need ei ole väikesed sõjalised sihtmärgid. Väidetavalt tapsid rünnakud Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei. Iraan vastas kiiresti. Sajjad droonid ja raketid suundusid Iisraeli ja USA baasidesse piirkonnas. Iraan teeb seda, mida maailm kõige rohkem kartis, kuulutab Hormuzi väina suletuks. Hormuzi väin on kitsas veeriba Iraani ja Omaani vahel. See pole oluline enne, kui tead, et iga päev liigub seal 22 miljonit barrelit naftat. Umbes 20% maailma energiast liigub läbi ühe kitsaskoha. Iraani revolutsiooniline kaardivägi hoiatas. Läbisõitvad laevad süüdatakse. Ameerika merevägi kinnitab, et see on seaduslikult avatud, kuid ohutu läbipääs on hoopis teine asi. Laevaliiklus langes üle 90%. Väin on peaaegu suletud ja olukord halveneb. Iraani Kargisaar, kust läheb välja 90% Iraani naftaekspordist, saab plahvatustes kahjustada. Iraani droonid ründavad Saudi Araabia Ras Tanura rafineerimistehast 2. märtsil. Saudi araablased tulistasid enamiku rakettidest alla, kuid killukahjustused olid nii suured, et 550 000 barrelit päevas töötav tehas tuli täielikult sulgeda. Ka Katari LNG terminalid lakkasid töötamast. Vähem kui nädalaga kadus hämmastav osa maailma energiavarustusest lihtsalt ära. Nagu me 2026. aastal näeme, näib ebastabiilsuse kasvades energiavaru väga õhuke. Maailma suurim naftatootja sõltub imporditud naftast, mitte puuduse, vaid aastakümnete taguste otsuste tõttu. Milliseid rafineerimistehaseid ehitada, kuhu need paigutada ja millist tüüpi naftat töödelda? Need valikud on Ameerika lukustanud süsteemi, millest ta tegelikult välja ei pääse. Kui oled sellises sõltuvuses, muutub teiste riikide naftahalduse kontrollimine väga oluliseks. Naftaturud on paanikas. Brenti toornafta hind tõuseb $119.50 barreli eest, kõrgeim tase pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Ja kui see kestab edasi, ütlevad analüütikud, et hinnad võivad tõusta $215 barreli kohta. Kordan veel kord, $215 barreli kohta. See ei puuduta ainult autotankimist. Nafta mõjutab peaaegu kõige hinda. Toit, lennud, tootmine ja transport. Nafta hinna kiire tõus teeb kõik samal ajal kallimaks. Majandusteadlased ütlevad nüüd välja sõna, mida keegi kuulda ei taha. Stagflatsioon. Hinnad kasvavad, töökohad kaovad ja lihtsat lahendust pole. Maailm koges sarnast olukorda 1970. aastatel. India ja Hiina kannatavad eriti, kuna üle poole India toornaftast liigub läbi Hormuzi väina. See pole väike risk, vaid tohutu. Aasias ja Aafrikas on olukord raskem, sest seal mörgenevad valuutad dollari suhtes, muutes nafta kohalikus vääringus kallimaks, kui ülemaailmsed hinnad näitavad. Isegi Ameerika Ühendriikides, mis on maailma suurim naftatootja, tunnevad inimesed seda.
$10 toornafta hinnatõus tõstab bensiini hinda umbes 25 sendi võrra galloni kohta. 2026 aasta veebruaris kadus 92 000 töökohta, kui energiahindade tõus hakkas mõjutama reaalmajandust. Ja siin on karm reaalsus. Pole olemas piisavalt suurt varuplaani. Ükski torujuhtmesüsteem maailmas ei asenda 20 miljonit barrelit päevas, strateegilised reservid aitavad ajutiselt, kuid need ei lahenda olukorda, kui see kestab kuid. Selline näeb välja energiasõltuvuse kokkuvarisemine. See pole majandusõpiku diagramm, vaid tõeline kriis, mis algab kitsast veeteest ja mõjutab toiduhindu, lennupileteid ja töökohti üle maailma. Ameerika moodustab umbes 12% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest ja 2025 aastal kasvasid need heitkogused ühe aastaga ligi 2,4% võrra. Nafta ja gaas kasvasid. Süsi kasvas 7,5% võrra. See toimub ajal, mil maailm peaks liikuma vastupidises suunas. Kahju tekitab ka muu peale kütuse põletamise. Tootmisel lekib metaani, mis on lühiajaliselt palju tugevam kui CO2. Lekked teevad LNG ekspordi 20 aastaga 33% kliimale kahjulikumaks kui kivisüsi. 2022 aastal võttis Bideni administratsioon vastu inflatsiooni vähendamise seaduse, suunates umbes $1 triljon puhtale energiale ja võimaldades 2030 aastaks vähendada USA heitkoguseid 33–40%. EPA kehtestas reeglid, et vähendada nafta ja gaasi metaaniheitmeid 80%. Hetkeks tundus, et toimub tõeline muutus. Aga siis jõuab kätte aasta 2025. EPA töötajate arvu vähendati 20% võrra. Puhasenergia rahastamine külmutati, metaanitasud tühistati, aastatepikkune regulatiivne töö lammutati kuudega. Ja mõjud on juba kodus näha. Rohkem puurimist tähendab rohkem saasteaineid õhus, rohkem metsatulekahjusid, rohkem üleujutusi, rohkem kuumalaineid. Lühiajaline majanduslik tõus on reaalne, kuid sama reaalsed on ka pikaajalised kulud, mis selle all peituvad. Siis on veel globaalne pool. Prognoositakse, et Ameerika nafta ja gaasi eksport lisab aastaks 2050 umbes 710 miljonit tonni kasvuhoonegaase. Iga riik, mis jääb sõltuma Ameerika fossiilkütuste impordist, lükkab edasi oma ülemineku taastuvenergiale. Aken, et püsida 1,5 kraadise soojenemise piires, suletakse praeguste trendide jätkudes tõenäoliselt juba aastaks 2030. See sama tootmine, mis annab Ameerikale geopoliitilise mõjuvõimu, need samad ekspordid, mis hoiavad maailma turges sõltuvuses USA varudest, see sama strateegia, mis teeb petrodollarist võimsa, kõik see kiirendab kriisi, mida ei suuda lahendada ei sõjaline jõud ega rahaline mõju. Praeguse stsenaariumi korral ootab maailm, millal ja kuidas need pinged leevenevad ning millised saavad olema USA täpsed strateegiad. 2026 aasta alguses pidasid Washington ja Teheran Genfis ja Muscatis läbirääkimisi tuumategevuse piiramise ja vaenulikkuse leevendamiseks. Siiski muudavad sügav usaldamatus mõlemal poolel, konkureerivad piirkondlikud huvid ja käimasolevad sõjalised kokkupõrked muudavad lõpliku tulemuse ebakindlaks. Osa analüütikuid leiab, et läbirääkimiste teel saavutatud kokkulepe, uuendatud kõnelused või kokkulepitud raamistik võiksid lõpuks konflikti vähendada, kuid teised hoiatavad, et ilma selgete stiimulite ja kaitsemeetmeteta võib eskalatsioon jätkuda. Konflikti kestus ja suund sõltuvad diplomaatia, sõjaliste arengute, mõlema riigi sisepoliitika ning teiste suurriikide reaktsioonide keerulisest koosmõjust. Nende mõju selgub alles tulevikus.